Tormi Niits, palju õnne. No Rakvere Tarva muinasjutuline hooaeg kipub jätkuma. No, võib-olla natukene liialdan, aga no medal siit Eesti liigast oleks ikkagi ju väga kõva sõna. Ja, aitäh. Kindlasti medal oleks siit selle konkreetse hooaja lõppu ikka väga suur asi. Et noh, nüüd on esimene võetud, 2 on veel minna. Peab täiega pingutama. No ma ei taha nüüd väita, et teile kaardid päris kätte on mängitud, aga no ma usun, et sa nõustud, et Childressi välja kukkumine siit seeriast annab teile ikkagi päris kõva trumbi kätte. Ja ei, ta on väga kõva mängija. Noh, kahju, et temaga nii läks, keegi ei taha sellist asja ju. Me tahaks ikkagi teda platsi peal näha, et kõik saaks tervelt lõpetada ja ühes tükis olla. Aga ei, siin nagu näha teised tagumised ja astusid väga hästi neil üles ja tuli ikkagi lõpus natukene õnne peale ära. Aga olgem ausad, mängu algus teie poolt oli ikkagi kaunis uimane. Viisid võistkonna 2-0 juhtima, siis tuli 11-2 teiselt poolt vastu. Et oskad sa öelda, mis sellise uimase alguse tingis täna? No me tahtsime kõik väga ise kangelased olla ja kõik väga mängu ära otsustada. Et poole rääkisime sellest riietusruumis, oli päris kurjamapoolne jutuajamine seal. Et peame rohkem palli jagama ja rohkem võistkondlikumalt mängima ja teine poolaeg seda tegime ja sealt see võit tuli. Nii et näiliselt väga rahulik Juri Zumbrasko ikkagi suudab kõva häält ka vajadusel teha. Ei, no ta suudab kõva häält teha ja seal oli teisi mehi ka, kes tegid kõva häält. Et meil on kõva hääl ja tegijad võistkonnas küll. No mis see teise poole võti oli, et kolmandal tulite väga hästi välja. Kas asi oligi selles poole sellises emotsionaalses laengus, mis seal treeneri poolt tuli? Ja, no sa ütlesid, et esimene poolaeg me olime uimas, et me tulime siia kuidagi väga lodeva olekuga, et see äratas meid poole ajal üles, jagasime teisel poole ajal palli, no kõik toimis, kaitses rääkisime ja läks õnneks. No Klüditis täna taas 29 punkti, olgem ausad, sai küll kaitses ka päris palju sisse, aga kuidagi selline meeskondlik kaitse teil täna taas logises, et tegelikult ma usun, et sa nõustud, see logises ka Kraamo vastu, et mis need põhjused seal on, et kohati ikkagi see rotatsioon ja meeskondlik kaitse kaob täiesti ära? No me ei räägi kaitses, me peaks rohkem kaitses rääkima ja vahetusi kindlamalt tegema, mitte ebalevalt olema ja rohkem pingutama, sest noh, kaitsemäng on tegelikult ainult pingutamine, seal ei ole oskusi väga. Meil on, aga suurem osa on pingutamine. Ja tegelikult siia lõpetuseks, kui vaadata teie tänast mängu, siis tegelikult varu jäi ikka päris kõvasti. Ja ei, kõvasti jäi varu. Eks võib-olla natukene olid mehed närvis. Ikkagi 3. pronksikoha seeria medalid on mängus, et natukene väristasime alguses, aga kindlasti on meil väga palju siin juurde panna. Ja noh, pühapäeval kodusaalis emadepäeval ikkagi lähete siis emadele kinki tegema. No loomulikult tahaks enda emale kinki teha ja kõik teised tahavad ka kindlasti seda teha, et kindlasti lähme. Igatahes palju õnne veel kord Tormi ja pühapäeval siis juba edu. Aitäh!